Tere õhtust! Meie saatesarja 3. hooaja esimeses saates tutvustasime väga põgusalt raamatut, mis ilmus meie raamatupoodide lehtidele käesoleval aastal. See raamat on minu käes. Sellel raamatul on 2 pealkirja. Esimene neist on lühike ja lihtne. See on siis teadvus, aga rohkem saame teada selle raamatu kohta siis, kui me loeme läbi ka alapealkirja. Ja alapealkiri ütleb, et see raamat siis selgitab, kes sa päriselt oled ja mida sa tegelikult suudad. Mul on hea meel siin stuudios tervitada selle raamatu tõlkijat Tommy Toppelundi. Tere tulemast! Tere. Ja öelge mulle kõigepealt, kuidas te selle raamatu originaali peale sattusite ja kuidas te saite aru, et see raamat võiks olla midagi niisugust, mis pakub huvi ka Eesti lugejale? Ma ei olnud varem sellise info kokku puutunud, kuigi ma olen väga palju lugenud sellistel metafüüsilistel teemadel nagu raamatuid ja artikleid. Ja siis ma mõtlesin, et ma pean kuidagi leidma võimaluse, et see raamat ära kirjastataks. Ja kuna mulle tundus oma seltskonnas, kellega ma suhtlen inimestega, et isegi nemad nagu võib-olla ei suuda seda ära tõlkida ja ma otsisin ise tõlkijaid, kes tõlgiks seda, siis keegi võtnud seda tööd ja siis ma teen ise seda siis. Et see raamat peaks eesti keeles olema, et Eesti inimesed saaks seda lugeda. Mõni sõna selle raamatu autorist ka. Dr. Terry King. Ja. Mis mees on Terry King? Terry King on selline tagasihoidlik mees, ta hoiab madalat profiili. Samas on ta tegelikult Ameerikas tuntud kõneleja, produtsent, aga temaga kontakti leida oli suhteliselt raske. Ja lõpuks ma leidsin tema LinkedIni kaudu leidsin üles siis. Ja sealt hakkasime suhtlema. Dr. Terry King on 2 korral kaitsnud väitekirja Oxford Unioni väitlusseltsis. Ta on kuulsa mõttelabori ja hariduskonverentse korraldava Oxford Round Table liige. Terry King on autor, produtsent ja kõnepidaja. Ta on ära märgitud USA biograafilises haridusleksikonis Kes on kes. Raamat teadvus põhineb paljude aastate pikkuse uurimistöö ja katsetuste tulemustele. See on tõeline teadvuse kasutamise käsiraamat. Raamatu tõlkija Tommy Toppelund on pärit Viljandist. Ta on töötanud aastaid erinevates kirjastustes toote- ja müügijuhina. Käesoleval ajal on Tommy Toppelundi tegevus seotud peamiselt kirjastusega OM. Ja raamatu originaal on ilmunud aastal 2011. Ja. Siis ilmselt Ameerika Ühendriikides. Ja e-raamatuna ainult. Seda ei ole paberil olemas. E-raamatuna, jah. Ja selle raamatu niisugune tähelepanuväärne omadus seisneb selles, et kui me vaatame raamatu sisukorra juures olevaid selgitavaid tekste, siis me näeme niisugust 4 suurt teemat, mida siis autor käsitleb. Ja nendeks teemadeks on alateadvuse jõud, kaugvaatlus, kaugmõjutamine, transdimensionaalne suhtlemine. No siin on õige mitu niisugust sõna, mis võib-olla paljudele televaatajatele on küll varem kunagi kuuldud sõnad, aga mille sisu väga täpselt ei tea. No kõige tuttavam on kahtlemata alateadvus selles mõttes, et seda me oma igapäevases elus seda sõna kasutame võrdlemisi sageli. Kuid tegelikult alateadvus on midagi ju täiesti hoomamatut, müstilist. No ma ei tea, kuidas seda kõike peaks õieti nimetama. Ja kui nüüd autor ütleb, et alateadvusel on piiramatu jõud, siis mida tegelikult autor sel all mõtleb, kui ta ütleb, et alateadvusel on piiramatu jõud? Ma arvan, et
see autor teabki, mis jõud on tegelikult alateadvusel ja see alateadvusel on piiramata jõud. Sest kes on piiblit lugenud natukene või teab väljendit kingdom või kuningriik, siis tegelikult kuningriigi all mõeldakse alateadvust. Et see ongi inimese, see kuningriik tegelikult, kuhu ta peaks tegelikult vaatama ja kus on tema kogu jõud. Ehk põhimõtteliselt siis see, mis sina oled alateadlikult, oled sina ka inimesena. Ehk kõik sinu hirmud, sinu soovid, sinu lootused, sinu emotsioonid, see kõik oled sina alateadlikult. Ja see teeb kokku tegelikult selle tõelise inimese. Kuidas sinna alateadvusesse välja jõuda? No inimene mõtleb, et ma pean minema poodi ja siis lapsele kooli vastu ja siis on vaja õhtul teha seda, teist ja kolmandat. No siin nagu ei ole alateadvusega eriti palju midagi pistmist. Aga kus on see värav ja kus on see hetk, millal oleks siis võimalik piiluda sinna ülimasse laekasse? Sinna alateadvusesse on võimalik siis jõuda või temaga kontakti saada meie mõistuse seisundit, aju seisundit teeta aju seisundite tasandile viies. Ehk siis kui me tavaelus toimime või tegutseme beeta tasandil, kus siis aju sagedus on palju kõrgem ja kui me nii-öelda rahustame oma see tohutult protsessiva mõistuse maha, näiteks mediteerides, siis me jõuame sinna teeta tasandile ja põhimõtteliselt siis meil on võimalik saada alateadvuse kontakti. Ja alateadvus on siis omakorda ühenduseks või vahelüliks siis ülimale teadvusele. Ehk siis universumile või jumalale või kuidas allikale või kõrgemale jõule. Ehk siis teadlik teadvus, ülim teadvus ja seal vahel on siis alateadvus. Ehk siis alateadvuse kaudu me võime pääseda tohutule lõpmatule tarkuse, intelligentsusele ja jõule ligi. Kas see on jõukohane põhimõtteliselt igale tavalisele inimesele? Absoluutselt. Seda tuleb lihtsalt treenida, selle kohta natuke lugeda, et aru saada, kuidas seda seisundit saavutada ja kuidas alateadvusega suhelda. Sest alateadvus näiteks ei tunne numbreid. Alateadvus tunneb sümboleid, värve. Et kui sa tahad temaks näiteks küsida, et mis kell midagi juhtub, siis ta ei ütle seda kellaaega. Aga ta annab sulle mingid viited näiteks, et päikeseloojangul või midagi sellist. Ja. Kas see raamat õpetab ka, kuidas siis alateadvusega suhelda, kuidas sinna kuningriiki jõuda? Jah, siin on põgusalt on kirjas, et autor kirjutab, et sellest teeta seisundist, kuidas jõuda siis alateadvuse juurde, selle kontakti saada ja ta kirjutab ka siis nagu sellest natuke lahti, et sellest kasutatakse tõetud helisid näiteks, et heliseantse või binauraalseid rütme, et sinu aju protsessimis või tegevust siis natuke ümber programmeerida või teistmoodi tööle panna. Ehk siis uusi närviteid näiteks luua või siis teda maha rahustada. Ja see on väga huvitav ja suurt praktilist väärtust omav tehnika, kui inimene on õppinud ära selle, kuidas näiteks nagu Tom Häise ütles, rahustada oma aju maha, mis tähendab tegelikult ka seda, et meie ajus tiirutab päevas ringi umbes 50 000 uitmõtet. Üks tuleb, teine läheb, niimoodi tohutu tempoga lasevad peas ringi ja see tohuvapohu ei lasegi sageli keskenduda millelegi väärtuslikumale, sügavamale ja tähtsamale. Ja kui tõepoolest see raamat seda suudab teha, et meid õpetada niimoodi oma aju kasutama, siis on see erakordselt suurepärane. Ja ma tahaksin nüüd minna järgmise teema juurde ja see on kaugvaatlus. Selles raamatus on peatükk, mis siis käsitleb kaugvaatlust. Mida see tähendab? Kas see tähendab kõrge mäe otsa ronimist, puu otsa või pilvelõhku ja katusele minekust või
vaatame me oma sisse või vaatame, ma ei tea kuhu? See on tegelikult üks termin, mis on loodud USA sõjaväe poolt tegelikult, aga iseenesest on tegemist võimega, mis on igal inimesel ja see on ka loomadel olemas. Näiteks ka loomad suudavad kaugvaadelda näiteks mingeid õnnetusi või mingeid katastroofe ette tundes. Või näiteks nad saavad aru, et midagi suurt on tulemas ja nad hoiatavad näiteks ka peremehi või peremeest siis näiteks kodus. Näiteks orkaan või midagi sellist või torm on tulemas. Madudest on räägitud, et nemad tunnetavad maavärinaid juba, maavärinate saabumist varem ja nii edasi. Aga inimesed põhimõtteliselt, inimesel see võime avaldub näiteks niimoodi, et näiteks šamaanidel või näiteks ka see, et sa küll otseselt ei näe ette midagi, aga sa tunned, et midagi halba on juhtumas. Ehk sinu vaist nagu ütleb midagi. See on ka osaliselt kaugvaatlus. Ja seda vaistu peaks kuulama? Just. Seda peaks kuulama. Sageli me lükkame kõrvale, et mis sa seletad, et häda pole midagi. Just. Ja see tegelikult tuleb alateadusest. Alateadus ütleb tegelikult seda ette. Kas on veel mõni niisugune kaugvaatluse näide, mis on praktilisest elust võetud ja mida selles raamatus nagu esile tuuakse kui head näidet selle kohta, et niisugune asi tõesti toimib? Siin raamatus nüüd räägitakse sellisest kaugvaatluse vormist, mis töötati välja USA sõjaväe poolt koostöös Stanfordi uurimisinstituudiga. Ja sellele uurimusele, see uurimus maksis üle $20 miljoni. Ehk siis põhimõtteliselt ei vandud raha ikka päris huupi kuskile, vaid teati ka mida tehakse. Ja seda kaugvaatlust põhimõtteliselt siis on kasutatud ja kasutatakse näiteks kadunud isikute otsimisel näiteks või asjade otsimisel või ka sõjaväe luures näiteks siis vastase tagant luuramiseks. Et tegelikult see, millest autor siin raamatus kirjutab sellest kaugvaatluse vormist, see sai alguse sellest, et ameeriklased märkasid, et nende luureandmed lekivad. Ja siis nad said aru, et ja kuna nad lekkisid nagu ida poole kogu aeg, siis hakati nagu vaatama, et milles nagu asi võib olla. Et ei ole võimalik, et inimesena keegi meie seast oleks nagu spioon. Aga selgus, et Nõukogude Liidu siis sõjaväeluure kasutas meediume, selgelt nägijaid tegelikult. Ja luuras tegelikult siis ameeriklaste järgi. Ja samamoodi see on siis kaugvaatlemine tegelikult. Ehk siis ise füüsiliselt olles kuskil teises maailmapunktis oma mõistust kasutades teadvust nii-öelda jagades 8 osaks siis, et üks on siis ühes punktis, et teine teadusosa läheb siis teise punkti Ameerikasse näiteks. Ja siis see teadvus põhimõtteliselt saab seal siis kõike vaadata. Käib erinevates ruumides ja vaatab salajasi dokumente ja selleks töötati välja siis eraldi protokollide komplekt, kus siis on võimalik kaugvaatlejal, kes istub siis ühes kindlas ruumis. See on siis 6 etappi ja ta siis põhimõtteliselt kasutab oma mõistust selleks paberit ja pliiatsit ja siis 6 etapi kaupa lihtsalt ta paneb kirja, mida ta tajub siis selle sihtmärgi juures näiteks. Et nii suurelt selles mõttes, et mis üldpildidest nagu, millega tegemist on ja ka detailselt nagu. Et samamoodi võib ka mingit tekste lugeda, mida iganes võib teha tegelikult. Aga selleks on vaja treeningut. Teeme nüüd hetkeks kõrvalepõike kaugvaatluse salapärasest maailmast. Teleportatsiooni võib olla veelgi salapärasemasse maailma. Teleportatsiooni all mõistame seda, kui inimene üksnes oma tahte jõul esemeid ühest kohast teise liigutab. Sellisest nähtusest on meie saadetes rääkinud psühhiaater Ilmar Soomere. Arvatavasti on ta tänaseni üks väheseid arste Eestis, kes on kursis aastakümneid tagasi Nõukogude Liidus ja Hiinas tehtud parapsühholoogiliste uuringutega. Ilmar Soomere kirjeldab järgnevalt Hiinas tehtud katset, milles selgub, et mõte võib ruumis mitte ainult rännata, vaid ka esemeid liigutada. Nii, niisugused autorid on biokeemia professor Dubrov
ja psühholoogia professor Puškin. Nendel on avaldatud raamat venekeelne parapsühholoogia 1989. Lehekülg 248 on viide. Hiinlaste uurimused, eksperimentaalsed uurimused teleportatsiooni kohta. 15 katset on tehtud ühe väikese raadioga, on öeldud tikudoosi suurune umbes. Ja tema võimsus oli siis 4,5 volti ja katse isikutel õnnestus seda raadiot siis teleporteeruda teistesse ruumidesse, kus juures muidugi kogu aeg oli videokontroll peal ja komisjon jälgis seda asjad, mingit mustkunsti seal ei olnud. Ja need katsed õnnestusid ja raadiod olid kadunud 24 kuni 61 minutini. Ei olnud ei siin ega seal. Ja mis oli veel huvitav, nende temperatuur tõusis ja raadiotemperatuur ja tähendab see pinge, mis oli 4,5 volti, oli langenud kuni 0,2 voldini. Ja teleporteerijaks oli siis kes? Tähendab Hiina katseisikud. Katseisikud, jah. Ja no Hiinas, nii nagu ka Jaapanis, Sony firma on teinud iga aasta oli omal ajal miljardi jeeni eest parapsühholoogilisi uuringuid. Ja no ütleme, Ameerika salaluure andmed Venemaa kohta ütleb, et omal ajal 70. aastatel läks $500 miljonit selle peale. Nii et kui palju on täpselt Venemaal ja Hiinas neid uurijad, seda võib-olla eriorganid teavad. Ja mida nad on välja uurinud? No seda me ei tea tõesti. Väidetavalt on tänaseks parapsühholoogia seotud tõeliselt uutele kõrgustele. See selgub kohe, kui jätkame nüüd kaugvaatluse olemuse uurimist. Püüame raamatu teadvuse abil aru saada, kuidas kaugvaatlus praktiliselt toimida saab. Ja tema see objekt, mille vastu ta huvi tunneb, on punktis B, see vahemaa ilmselt ei oma mingit tähtsust. Mis siis selle kahe punkti vahelist sidet loob? Mis on see kandja või mis asi see on, mis siis kahe punkti vahel toimetab? Et sellest natuke aru saada paremini, siis me peaksime vaatama seda, kus me tegelikult ise asume või kus me ise eksisteerime. Et kui me võtame selle nii-öelda füüsilise maailma molekulideni lahti või aatomiteni, siis see on ainult vibratsioon. See on tühjus. Kogu universum on 99,9% on tühjus. Ja see on informatsioon lihtsalt. Ja põhimõtteliselt me lihtsalt oma mõistus siis, või teadvust kasutades me liigume selles tühjuses ruumis, liigume ühest punktist teise. Ja see on midagi niisugust, mida me oleme oma varasemates saadetes nii mõnigi kord rääkinud ja käsitlenud, kuid see teema pole kaugeltki mitte ammendatud ja ilmselt me praegu valasime lihtsalt ühe sutsaka õli tulle ja me tuleme nende asjade juurde kindlasti tagasi. Ilmselt on ka kaugvaatlus midagi niisugust, mida on võimalik harjutada, treenida ja see on vähemalt mingisuguses ulatuses kättesaadav peaaegu igale normaalsele inimesele. Absoluutselt, seda õpetatakse üle maailma tegelikult ja on olemas õpetajate kursused ja on olemas ka nüüd online kursused, et sa põhimõtteliselt saad siis alla laadida mingid materjalid, mingid seansid ja siis ise õppida seda. On olemas ka õpikuid nende kohta. Siin läheb juba asi eriti põnevaks selles mõttes, et ütleme, me toimetasime kaugvaatluse, nüüd me tahame seda punkti B, mis meil huvi pakub, kuidagi mõjutada. No kuidas see asi siis välja näeb? See on siis põhimõtteliselt samamoodi kasutatakse kaugvaatlust, aga see vaatleja põhimõtteliselt kasutab siis oma kavatsust või tahet teise poole mõjutamiseks. Ja selle mõjutamisega on võimalik teha erinevaid asju. Sellega on võimalik luua endale soovitud reaalsust, sellega on võimalik näiteks militaaris, ma olen lugenud selle kohta, et on võimalik panna inimesele süda seisma näiteks, on võimalik teha selliseid asju näiteks, või panna lihtsalt inimene enda soovitud suunas nagu käituma mingit moodi. Nii et võib mõjutada nii füüsiliselt inimese kehalist seisundit kui ka tema vaimset seisundit. Just. Ja ma usun, et kaugvaatlus ja kaugmõjutamine on midagi niisugust, mida me oleme käsitlenud ühes oma varasemas saates, kus meil
saate peaesinejaks oli helilooja Urmas Sisask. Urmas Sisask väidab, et tema käib või suhtleb õigemini siis niisuguse kaugvaatluse teel ühe meist 50 valgusaasta kaugusel asuva planeedi elanikega, saab sealt inspiratsiooni ja kirjutabki kosmilist muusikat. Jaa, absoluutselt ja ma täiesti usun seda ja ma olen lugenud ise ka selle kohta, et suured kunstnikud kasutavadki näiteks kaugvaatlus või tegelikult seda nimetatakse isegi transdimensionaalseks suhtlemiseks või kanaldamiseks, kus nad siis saavad inspiratsiooni nii-öelda kõrgematelt tasanditelt. Raamatu 4. niisugune oluline teemade ring on siis kokku võetud 2 sõnaga, see on siis transdimensionaalne suhtlemine. Keeruline natuke välja öelda, aga ilmselt sisu on sama põnev kui nendel teistel peatükkidel. Jah, maakeeli kanaldamine. Nii, räägime natuke mõne sõnaga lahti ka selle. Ehk siis ongi see, et inimene siinses reaalsuses põhimõtteliselt saab suhelda erinevate olenditega siis kuskil teistes dimensioonides asuvatega olenditega näiteks või isenditega. Need olendid võivad olla nii füüsilisel kujul, võivad olla eeterlikul kujul ehk energeetilisel kujul. Nad ei pea olema üldse mingil lihaseisel kujul. Aga see on siis lihtsalt info allalaadimine põhimõtteliselt, et see on infovahetus siis 2 olendi vahel, inimese ja siis mingi teise olendi vahel. Ja niisugune suhtlemise vorm on ulmekirjanduses olnud juba pikemat aega kõne all ja me teame ka seda, et see, mis on täna ulme, see võib olla mõne aja möödudes juba reaalsus. Nii et ilmselt me oleme jõudmas praegu niisugusele mõtlemise või oma aju kasutamise tasandile, kus avanevad täiesti uued maastikud, täiesti uued võimalused ja see on kättesaadav mitte ainult mingite luure eriüksuste võitlejatele, vaid ka põhimõtteliselt tavakodanikele. Ja, absoluutselt. Et inimkond ärkab. Absoluutselt sel kindel, et 21. sajandi füüsika hakkab rääkima siuksest asjast nagu nulltranspordist. See tähendab seda, et ma ei hakka tervet see kera, mis meil siin on, see korpus, et see gravitatsiooniluba, seda kuskile läkitada. Seda kuskile läkitada, kuigi mõned väidavad, on seda ka läkitatud. Aga see mentaal ja see teadvus. Hing või vaim või ükskõik, kuidas me nimetame. Täpselt niimoodi, hing või vaim ja siis seal võid uuesti taas kehastuda selliseks. Ja siis näed, et seal on samasugused inimesed nagu meil. Nad joovad samamoodi vett, nad panevad pidu, nad käivad saunas. Loodus on samasugune. Sinu isiklikud muljed on olnud sellised? Ma olen kontaktile, ma ei kirjuta tegelikult maist muusikat, ma kirjutan kõike seda, mis mulle just kuskil see plejaadide tagant antakse, Euroopa tähe tagant. Inimkond ärkab ja ma saan aru, et te olete selle ärkamisele kaasa aidanud veel ühe teosega, mis nüüd praegu on küll elektroonilisel kujul, ei ole veel raamatu kaante vahel, aga on põhimõtteliselt valmis. Tom, mõni sõna sellest ka? Tegemist on siis taaskord ühe raamatuga, aga e-raamatuna ja ta on suhteliselt lühike, 37 lehekülge. Ja raamat räägib siis kaugmõjutamise saladustest.
ja see on siis saadaval internetis kaugvaatlus.com. Ja võib-olla mõnes järgmises saates tutvustame teile ka seda käsikirja ja pühendame natukene rohkem aega ülihuvitavatele teemadele, mida käsitleb raamat, mida tutvustasime täna, mis on siis pealkirjastatud sõnaga teadvus. Ja lõpetuseks, Tom, palun, missugust praktilist väärtust võiks nende oskuste omandamine tavalisele inimesele kaasa tuua? No kaugvaatlus võib kasutada lihtsalt selleks, et ennast vaimselt treenida. Näiteks mingi kadunud asjade leidmisega, autovõtme näiteks on kadunud või mingi inimene on kadunud või su lemmikloom on kadunud. Kaugmõjutamist saab kasutada, palun ärge kasutage seda teiste inimeste mõjutamiseks, aga kasutage näiteks endale vajaliku reaalsuse loomiseks, lihtsalt oma kujutlusvõimet kasutades ja siis mõjutades seda eeterlikku reaalsust, et luua endale, täita oma vajalikke soove näiteks lihtsalt. Nii et need telesaated, kus esinevad näiteks niisugused inimesed, kes foto või mingi muu info põhjal hakkavad siis otsima kedagi või mingit asja või olendit või midagi muud taolist tegema, ei ole täiesti väljamõeldis. Sellel on ikka tõepõhi all põhimõtteliselt, kui lähtuda näiteks sellest raamatust. No kui rääkida, et kõik on mõte, siis kõik on võimalik. Jah, nii et nii-öelda nõiasaated ei ole päriselt pliiatsist välja imetud. Ma ei usu hästi, jah. Ma arvan, et see ikka on tõde taga. Ja. Kas te tunnete, et selles valdkonnas veel teie jaoks on arenguruumi või on nüüd juba alateadvus, kaugvaatlus, kaugmõjutamine, kõik on omandatud ja tunnete ennast kuidagi teisiti, kuidagi paremini, teie elu on sisukam, värvikam? Ja mu elu on sisukam ja tasakaalukam ja mulle ei paku väga enam pinget mingid ilusad asjad või sellised, mul peab ilus auto olema, ilus maja või ilus naine. Et ma olen näinud seda teist maailma, mis on palju kirevam, huvitavam ja palju rohkem vaimselt juurde andam tegelikult. Tommi, suur aitäh täna stuudiosse tulemast ja lugupeetud televaatajad, kui teil selle temaatika vastu on tõsisem, sügavam huvi, siis palun andke sellest kirjade, meilide või telefonikõnede kaudu märku ja me kindlasti arvestame teie sooviga järgmistes saadetes, tulles nende teemade juurde tagasi, mis on selles väga-väga põnevas raamatus kirjas. Tänan teid vaatamast, kuulamast ja kaasa mõtlemast. Ja kui kõik läheb hästi, siis kohtume juba 2 nädala pärast. Seniks kõike head!